Seda lugu alustan ma Lääne-Virumaal Assamaalas küll sellisel päeval, kus tahaks, et kodu oleks mõnus ja soe, sellepärast, et Eestimaal on ka vähemalt praegusel hetkel talv. Ja ma olen tulnud siia sellepärast, et väidetavalt siin elavad inimesed, kelle kodu ei meenuta üleüldse kodu ja oma haisu ja korteri korrastamata jätmisega segavad nad ka naabreid. Kas asi on nii hull? Läheme vaatame. No tere! Saame tuttavaks, Taavi, mina? Mina olen Jaak. Väga tore. Kuulge, kas vastab tõele, et siin majas elab üks paar, kes on sõnas mõttes täiesti elamiskõlbmatus korteris? No ja seal otsa peal. Millal nad siia tulid? Sügise. Ja siis meil oli igavene suur kassi, kari ja koere ja jänes. Terve püsta kaiseb lausa nende korteri pärast. No jah, siin see üleval see poiss räägib kogu aeg, et hirmus hais tuleb üles. Ma ei kujuta ette. Olen näinud aastate jooksul üle Eesti igasuguseid kodusid ning uskusin, et miski ei suuda mind enam selles vallas rivist välja lüüa. Ometi polnud ka mina järgnevaks vaatepildiks sugugi valmis. Oi issar. Kas tohib tuttavaks saada? Minu nimi Taavi. Liina, jah. Kuulge, selline mure on, et teie naabrid väidavad, et teie korterist tuleb hästi palju sellist haisu, mis tegelikult segab täitsa elamist siin. Kas see võib tõele vastata? No võib küll, jah. No, kuulge, kui ma praegu siin korteris sees olen, siis mis seal salata, siin on kohe tunda, et sellist ebameeldivat lõhna on. Ja kui ma siin ringi vaatan, siis kas te elate siin, jah? No siin osas ainult. Mis siin nagu toimub? Esimese hooga ma mõtleks, et siin hakkab mingisugune lammutamine või väljakolimine või renoveerimine, aga... Just on, pole materjali hetkel, aga selle peab kõik välja viima. Kas ma tohin küsida, kas teil olid mingid loomad ka siin korteris enne? Jaa, olid. Kassid ja üks koer oli ja jänes. Aga kuidas nende loomadega praegu on? Nad viidi ära, ilmselt nad on kõik leidnud kodud juba. Kes need ära viis? Vist loomakaitse. No, see on natukene armetus olukorras küll ja mul on tegelikult ju täitsa kahju teist ka, et te siin sellises seisus peate elama, et seal on, nagu ma aru saan, tualettpott, et kas siin seal poti peal käitegi, jah? No jaa, meil pand siin vett ka algul sees. Kust kohast te siis tulite Ääsmelt? Aga mis seal siis juhtus? Ei, ma lihtsalt müüsin maja maha. Ja selle korteri siia ostsite? Või üürite? No ossime nii öelda. Esialgu ei hakka silma ühtegi kohta, kus siin korteris kas või istudagi saaks, rääkimata magamisest, söögiteost või muust toimetamisest. Kilevarjust avaneb aga siiski veel üks tuba. Siin on siis siuke kile vahel ja siin on siis köögipool ja... No tere, härra! Kuulge, miks teil see olukord selline on, et te naabrid häirite oma haisuga siin? See on võõras mure. Kuidas see asi siin siis tegelikult on, et te olete nii käest ära lasknud selle korteri? Kas te lööperi käest? Kelle käest? Lööperi. Nii, mis tema siia puutub? No see on korteri omanik. Tema on omanik? Kas te olete ostnud selle või üürite seda? Ostnud. Nii, aga siis olete teie omanik ju? Pool rahast olen ma ainult ära maksnud. Te olete pool rahast ära maksnud, nii? Aga mida te soovite siis selle lööperi käest? Raha tagasi saada. Ei taha siin korteris elada rohkem? Ei. Kas see korter ei vastanud siis tingimustele või? Ei vasta ju. No näete ise ju. Aga enne, kui te maksite selle pool raha ära, käisite vaatamas ka siin või? Ei käinud. Ei käinud. Kuna see kõlab siiski pisut uskumatult, uurin ka korteri müüjalt, kuidas see tehing siin täpselt käis. Tere, ma olen siin samas Assamaalas praegu. Mis sa ära kaotasid? No kaotasin ära sellise asja, et kutsusid mind kesk 1
maja elanikud, kes on hädas oma naabritega, sellepärast, et nende naabrite korteris tuleb väga palju haisumis, segab nende elu. Tulin siia korterisse, siin on 2 õnnetut inimest väga õnnetus korteris, kes ütlevad, et sina olla neile müünud sellise korteri, mis ei vasta sellele, mis sa enne lubasid. Appikene, et mina olevat neile lubanud neile sellist korterit. Ühesõnaga, nad ei olnud käinud enne seda korterit vaatamas, olid ära ostud ja noh. Ilmselgelt nad ei käinudki vaatamas, aga nad tulid ja võtsid minu käest võtme ja mina siis neile võtme. Ütlesin mingi ise vaadake, kas sobib või ei sobi ja nad vaatasid ja sobis ja oli kogu lugu, et ega mina ei pakkunud neile nagu mingisugust hinnangut selle korterile, vaid nad tegid ise selle hinnangu, kas neile sobib või sobi ja täpselt nii see lugu oligi. Kas see notariaalselt on neile siis vormistatud see korter juba? Nad ei ole mulle äragi maksnud veel kõike. Kinnistusraamatus on endiselt sinu nimel see korter? Jaa, see korter on veel minu nimel, jah. Ma ütlen ausalt, sul hakkab varsti väga palju probleeme tekkima selle korteri pärast, et see korter on täielik prügimägi ja kui sinu nimel on see korter, siis sul tuleb selle asjaga hakata kuidagi tegelema. Ei no siis, ma ei oska seda öelda. Nende enda otsus oli see, et nad teevad selle seal korda ja täpselt nii oligi. Ei no sellega nad hakkama ei ole saanud, ma räägingi, ma ei süüdista siin, vaid ma ütlen, et kui... Ega mis mina oskan rohkem midagi teha sinna. Tegelikult on ka ühistuga meil olnud pidevalt juttu, ma olen ühistuga kontaktis olnud, et kõik oma tegevused peavad nad kooskõlastama ühistuga. Mida nad teinud ei ole, ühistuga näol andnud ei ole ja eks kuidagi moodi peab see asi lahenema, see on selge. Ja kui seal keegi nüüd ilmselt kaebab, ega siis tuleb mingi lahendus leida. Ega siis ei ole, kui see minu nimel on, siis ma panen ukse lukku lihtsalt ja on kõik. Ma ei oska rohkem midagi teha. Okei, no selge, aitäh sulle. Jah, olgu, okei. Käisite siin vaatamas siis enne või? Ei käinud vaatamas? Selle prügiga on see, et meil on konteinerit vaja, me ei saa ju sinna välja viia, see prügikasti ju, seal on veel see villatükke ja neid, me peame konteineri tellima. Millisesse kohalik omavalitsus te sisse olete kirjutatud? No, kui ta ütles, et ta on, muidu peaks Tapa vald olema. Aga te olete sisse kirjutatud siia või? No mina tegin selle, saatsin ära sinna sinna rahvastikuregistrisse, muutsin ära selle, aga... Ühesõnaga, elekter on teil sees, nagu ma näen, süüa teete siis millega? Seal on see pliit ja siis selle peal praegu. Ma olen muidu ise kokk tegelikult, erialalt. Aga sooja hoidmisega, kuidas sooja hoidmisega on, millega te kütate? Praegu ongi hetkel see puhur ainult. Meil on siin see üks ahi ka, aga me ei saa seda kasutada, seda jääb sisse. No aga ega elektriga kütmine kõige odavam lõbu ei ole, palju teil läks jaanuaris elektri peale? 90 € vist. Aga on teil siis praegu mingid sissetulekud ka, et kuidagi vaikselt siin... Tööturaha ja töövõimetus taotlen praegu. Ja mul on veel epilepsia ka avastati ja nüüd on töövõimet pean tegema. Aga jumal küll, kas see sotsiaalametnik käis tõesti siin vaatamas või? Käisid küll 2 tükki. Ja mis nad ütlesid siis selle peale, et elage? No, tegelikult me tegime valda taotluse, et äkki saab mingi selline, et saab vannituba, siis nad tulid mingi päev siia ukse taha, siis ei, et vallal pole sellist võimalust. Siis see vaatas ka, et kui ta issand, milline siin on kõik ja siis küsisime, et kas vallas, nagu Tapa vallas on mingid kortereid, sotsiaalkortereid, siis ta ütles, siin pole ühtegi, siis ütles, et ainuke on Kohtla-Järvel, toiduabi oleme saanud, nagu muud nagu ei ole. Aga Tõnis, mida te ise tahaksite? Millist abi või kas te ära minna tahate? Jaa, me oleme seda juba mitu korda plaaninud, korterid otsinud, aga see otsimine on kah jäänud sinna soigu ja ei tea. Miks ta on soiku jäänud? Tegelikult Tõnis tahaks ainuke töö vist, mis talle nagu sobiks, on mingi laudas töötamine. Nendega saab tavaliselt korteri ka. Nad lubavad elamispinda, aga Tõnisel pole siiamaani vastanud keegi. Ta on paari kohta saatnud nüüd, aga... Mis nende põllumajandusettevõtetega sa oled ühendust võtnud siis?
kõigiga, kes siin ümber on olnud, keegi pole vastata. Ei ole vastanudki? Ei. Kulutus on nagu üleval vaata, et nad pakuvad elamispinda ja korterit ja tavaliselt nendel vist on. Midagi pole vastatud. Ilmselgelt ei satu keegi sellisesse olukorda üleöö. Millised sammud aga Liina ja Tõnise nii armetutesse oludesse tõid, sellest mõne hetke pärast. No oli ema ja õde, aga ema suri ammu juba ära. Aga õde? No õde suri ka ära, sest Sa oled täitsa üksi? Tulin Assamalla kortermaja naabrite palvel, kuna ühe majapidamise korralagedus ja hais häirivat juba tervet ühistut. Prügi täis ja rusudes korter lõigi mu esialgu täiesti pahviks. Ka korteri elanikud Liina ja Tõnis on silmnähtavalt õnnetud ja segaduses, sest endi sõnul ei teadnud nad korteri soetamisel mullu sügisel, et see on nii hullus seisus. Aga enne, kui te maksite selle poolraha ära, käisite vaatamas ka sinna? Ei käinud. Mis neid siia üldse tõi ja kus nad enne elasid ning miks nii ekstreemsetesse tingimustesse sattusid, selle üritangi nüüd selgeks teha. Oota, räägime korra sellest asjast. Tõite Ääsmäelt seal Tallinna külje alt? Jah. No Ääsmäel mul oli oma maja, mu isa ehitas, aga isa suri ära nüüd ja siis maja jäi mulle, Tõnis elas ka nüüd viimased aastad seal. Sul rohkem pereliikmeid ei ole? No oli ema ja õde, aga ema suri ammu juba ära. Aga õde? No õde suri ka ära, sest Sa oled täitsa üksi? Ja nüüd isa suri ka 3 aastat tagasi. Kuidas sinul, Tõnis, on? Kas on sul mingi pere ka veel kuskil olemas, kes võiks aidata? Nemad ei saa? Ma ei suhtlen nendega üldse. Läksite tülli mingil ajal või? Joodikud. Et neist nagu ka kuidagi abistajat ei ole? Suhtlevad ainult siis, kui raha tahavad saada. Veel teie käest raha? Jah. Mulle tundub, et teil ei ole nagu endagi jaoks raha. Ühesõnaga müüsite, mis te siis saite selle maja eest? No tegelikult maja väärtus oli 95 000, aga mina sain 45 000. 45 000 eurot kuhugi pangaarve peal täitsa? Ei, 15, neil oli veel mingi auto, mis oli 15 000, ja siis ülejäänud nagu oli siis nagu põhimõtteliselt selle maja eest. Ei olnud, me ei saanud mitte midagi. Te ei saanud raha või? Ei saanud. Ma ei mäleta täpselt. Kuidas see asi siis oli? 95 000 oli nagu väärtus, aga mis te saite selle maja eest? Maja eest saime vastu korteri. See oli vahetustehing. Nagu. Ja kus see korter oli? Ääsmäel. Aga miks te seal korteris siis ei ole? See müüsime ka maha. Mul oli veel see, paar kohtutäiturit vist ja siis oligi lõpuks, me saimegi vist 6 000 saimegi üldse nagu, mis nagu järgi jäi sellest rahast. Ja mis tollest autost siis sai? See auto müüsime ammu maha. Uuringi kohe, kuidas see tehing paistis ostjale, kes endises Liina majas praegu sees elab. No mina olen praegu Assamallas selle talu endiste omanikega ja nemad väidavad, et selle talu väärtus oli olnud ligemale 100 000 eurot, aga millegi pärast nad müüsid selle, ma ei tea, kas siis teile või kellelegi vähem kui 50 000 euroga, et tahtsin lihtsalt huvi tunda, et kuidas nad siukse tehinguga nõus olid. Aga see ei vasta tõele ju. Aga jah, siis tahangi küsida, et mis tõsi on? No nad said vastu 2-toalise elamiskõlbuliku, ütleme heas korras korteri, mille väärtus hinnati 65 000. Lisaks oli 15 000 euro eest makstud ära võlgasid ja said nad 2010 aasta Mercedes-Benz E-klassi auto täiesti korraliku. Nii et kokku oli seal 90 midagi tuli kokku. Ja siis kas see oli täiesti elamiskõlbmatu, mis siin oli. Täis kassisitta, küülikusitta, suitsu, tuhka, tubak, neid
suitsukonisid. Kui ma seda korterit siin vaatan, kus nad praegu elavad, siis ma täitsa usun teie juttu. Aga see ei ole see korter, mis nad said ju. Ei, ma saan aru, ma räägin, et ma usun teie juttu, et see maja võis olla ka väga viletsas seisus. Kas teil ei tekkinud küsimus, et äkki need inimesed ei vastuta oma tegude eest? Ma ei tea. Tundusid nagu adekvaatsed ju, naine käib ju tööl ju. Ja kas nemad tahtsid müüa või teie tahtsite osta või kuidas see protsess käis toona? Nad ise soovisid vahetada korteri vastu ja siis selle auto. Aga siis lisaks tuli välja sealt need 15 000 võlgasid, mille pärast neil oli juba maja arestitud siin. Ja siis ma maksin veel lisaks need ka kõik ära. Ja ma veel ütlesin sellele naisele, et sa päris tõsiselt mõtle järgi, kas sa tõesti tahad seda teha või mitte. Sest et see on ikkagi su isa pärand, see on sinu kodu ja see on väga tähtis otsus. Ta mõtles ja ta kirjutas siis mulle, et jah, et ma tunnen, et mul on aeg siit edasi liikuda ja ma tahan minna korterisse ja ma tahan teha selle vahetuse. Selge, aitäh nende selgitustest. Ja, palun. Kõik head. Kas vastas see jutt tõele? Ja, vastas küll. Aga see jutt, et seal mingisugused võlad peal olid sellel majal? Ma ütlesin, et kohtutäiturid olidki. Ega siin polegi enam midagi pinnida või punnida. Ilmselgelt on Liina ja Tõnis teinud hulga erakordselt mõtlematuid otsuseid, mis kõik ongi järgemööda toonud neid siia pommiauku. Pole ju kummalgi ka kedagi, kes head nõu annaks või olulistes otsustes hoiataks ja juhendaks. Sa vaid jope selge, täitsa külm on vahepeal, jah? No on ju täiesti külm. No selles mõttes on ikkagi päris ehmatav, kui sa ukse lahti tegid, ma mõtlesin, et ma olen kuhugi ehitusplatsile sattunud, aga et te siin elate ka. Aga kas mõnikord tuleb õhtul endal ka nutt peale, et asi nii hull on? Natuke ikka. Ehk siis kuidagi ikkagi katsume koos siis lahendust leida, sellepärast, et siin on väiksed sammud, ma arvan, et kui vald natuke aitaks ja kui tööga natuke aitaks, äkki saaks kuidagi liikuma. Nädala pärast võtame ette tee vallavalitsusse, ehk leidub seal inimesi, kes saaksid Liinat ja Tõnist jõu ja nõuga siiski aidata. Ühesõnaga, vallaametnikud on lubanud meiega rääkida, et vaadata, kuidas ja kui palju teid aidata saab. Sina oled Tapa valla elanik, sinu elukaaslasel on ID-kaart kadunud, tema ei ole kuhugi registreerinud sisse, tema on ikka seal. Hetkel veel ei ole, jah. Milline on sotsiaalosakonna hinnang? Kas need inimesed kvalifitseeruvad mingile abile ka? Nad selles mõttes ei kvalifitseeru, sest nad ei ole Tapa valla kodanikud. Preili Liina ise teab, et ta on juba Tapa valla sisse kirjutatud. Et see protsess ei ole siis lõpuni viidud või? Meie andmetel üldse pole kindel, kas on üldse Saue vallastki välja kirjutatud. Et ma vaatan, et siin oma paberitest, et et isegi ametlikult Saue valla kodanikud ja Liinal on märgitud lisaaadressiks Assamalla. No lisaaadress on lihtsalt lisaaadress, et see ei tähenda ju mitte mingisugust sissekirjutust, et korteri omanikuga tuleb see asi korda ajada, et nad saaksid sissekirjutuse. Sellelegi vaatamata on meie sotsiaaltöötaja, sotsiaalhoolekande ametnik ju olnud kontaktis nii palju, kui nemad on suvatsenud siis suhelda sotsiaaltöötajaga ja on nõustatud ja on pakutud erinevaid variante. Tundub, et nad ei ole olnud väga huvitatud või mis ta siis ise ütleb. Kui me eelmisel korral kohtusime, siis te ütlesite, et peamine abi, mida läheks vaja, on see, et saaks sinna mingisuguse konteineri ja saaks hakata siis seda tühjaks tegema. Aga kui ma nägin ka seda korterit seest, siis see on selline, et sellega läheb ikka väga-väga palju aega. Et kas te olete iseenesest huvitatud, et vald hakkaks kuidagi mingit kas või ajutis sotsiaalpindadele otsima või? No tegelikult see sotsiaaltöötaja pakkus meile Kohtla-Järvel mingit
järvekodu või et noh, et nagu sinna minna. Aga sinna te väga ei tahtnud? Või kuidas selle asjaga oli? Noh, siis me nagu mõtlesime, et tegelikult tahaks nagu Assamallasse jääda, aga samas. Kuidas nende valla, kuidas ma ütlen, abimeetmetega on, et kas vald saab organiseerida või aidata kas või maksta selle eest, et sinna siis mingisuguse konteineri viia, kui inimesed hakkavad kuidagi ikkagi otsas seda väga kohutavat olukorda lahendama? No ega vägisi ei saa aidata, saab ulatada õnge ja mitte kala, eks ole. Ja konteineri tellimine on nagu kõige lihtsam minu teada ja on korteri omanik nõus ka seda konteinerit tellima, aga mõistagi enne tuleb selgeks teha, eks ole, mis jäätmed need on ja kes ikkagi selle eest maksab. Et kas nüüd vald selle eest maksab, seda ma ei julge praegu kinnitada. Ega vald ei saa tulla sinna korterit puhastama ja remonti tegema, et siin peavad ikka inimesed ise nüüd nagu ennast kokku võtma ja vastavaid samme astuma. Proovime siis korteri müüjale või korteri omanikule Handole veel helistada. Sulle endal on vist natukene raskusi ka olnud selle helistamisega, et sul on kõneaega kehvasti või? Jah, mul lihtsalt praegu ei ole hetkel kõneaega. Et sellepärast ma ei ole saanud teile helistada ja ka sellele sotsiaaltöötajale. Ja kuuleb. Tere, Taavi siinpool. Kuule, ma käisin nüüd selle sinu korteri elaniku Liinaga siin vallas ja see vald natukene aitaks, aga sellel Liinal on sissekirjutust vaja ja see vist käib ainult sinu kaudu või? Või selles mõttes, et ta peab tegema mingi avalduse siis selle sissekirjutuseks ja minu teada siis vald peaks nagu minu käest siis üle küsima, kas see on vastab tõele ja kuidagi vist niimoodi peaks olema. Aga sa oled nõus sellega, et ta siis teeb selle avalduse ära ja sina kinnitad ära? Ei, absoluutselt, ega mina ei ole neid midagi takistanud seal toimetagu peas, et kes hakkama saavad. Muud ei olegi. Nii, siis tuleb nüüd seda avaldust hakata tegema, jah? Kas sa sellega saad ise hakkama või? Jah, sellega ma peaks ikka hakkama. Tõnnise puhul on siis tore see, kui ta saab tööle. Ma omalt poolt ka lisan, et kui keegi tõesti siin Lääne-Virumaal, Assamalla ümbruses näiteks omab sellist põllumajandusettevõtet või miks mitte ka talu ja tal on vaja tubli töötajat või lihtsalt sulast, siis võib minule kirjutada ja helistada ja siis ma saan näiteks teile edasi anda need soovitused. Mina igatahes soovin Liinale ja Tõnisele jõudu ja lootust paremale elule. Kui ikka nii kehvad kaardid on kummagi perekonna poolt neile jagatud, siis ongi väga keeruline endal jalgadel püsida. Aga elamise tööd ei tee siiski keegi teine ära ja ka ise tuleb samuti ettevõtlikum olla.